nii kui me elame, sest hinnad on kõrged. Ja kui hinnad on kõrged, siis on kartell. Mina tegin ministri härrale juba 2 aastat tagasi ettepaneku, et võib-olla mõned targad inimesed teevad siis sellise analüüsi, et üritavad selgitada välja Eestis need majandusvaldkonnad, kus kasumimarginaalid on sarnaste riikide või meid ümbritsevate riikide samaste tegevusaladel oluliselt kõrgemad. No, mis siin salata, seda analüüsi ma näinud ei ole, ma arvan, seda pole tegema hakatud. Aga kui restoranis eile olid kallid hinnad ja Washingtonis olid odavamad, siis sellele on minul igatahes oluliselt lihtsam seletus. Vaadake, Washingtonis ei ole juba aastaid laenuportfell kasvanud 50% aastas. Eestis ta paraku mitmed aastad järjest seda tegi. Kui võimendust valatakse peale iga aasta 50%, siis ei ole mitte mingisugust varianti, et seda raha kokku ei korjata. Muidugi korjatakse, aga ei ole ka varianti, et härra Lang näiteks 50% rohkem kogu aeg sööb. Ta sööb ikka nii palju, kui ta sööb, aga tal on siis lõbu selle söömaaja eest lihtsalt rohkem maksta, kuna söögi väljakäija ei ole nõus seda väiksem raha eest ära andma, kuna kohe tuleb teine sööja, kellel on taskud kroone täis ja ütleb, et pole hullu. Mina tahan seda kohta, mina söön selle prae ära selle raha eest. Ja siin hinnatõusus ma näen tegelikult ikkagi riigi tegemata jätmist. On minu arvates ka täitsa kohatunud öelda, et kuradi Skandinaavia pangad tassisid siia palju raha, panid siia palju raha ja nii. Ei ole ju probleemi. Eesti Keskpangal oleks olnud võimalus tõsta kapitali adekvaatsuse nõue praeguselt 18% näiteks 38%. Raha oleks ilusasti seisnud Keskpanga reservides ja ei midagi katki. Ma arvan, et selle tõstmise järel oleks EMO-pangad lõpetanud ka selle raha muutmist. Et ei saa ütelda, et eks ole ettevõtted tegid nüüd koleda jama ajal selle raha kokku, ajasid kõik üles ja nüüd vaene ministri härra ei jõudnud eile praegu osta. Ma tunnen sulle kaasa, aga praeguses majanduslikus olukorras ei saa siin mitte millegi aidata. Nüüd kartus, aga lähme edasi vaatame, mis siia kirja on pantud. See ei ole nii, et ma ei ole kunagi Langile öelnud, et seda ei ole ühel juhul 100 vaja. Või et ei eksisteeri mingisugused väärkasutusi, aga lihtsalt need näited, mida tuuakse ka ajakirjanduses. No me võime öelda, et Konkurentsiamet ei uurinud midagi. Vähemalt minu andmetel seda niinimetatud bensiinijaamade kartelli, nad uurisid ikka väga põhjalikult. Ja seal ei saa küll väita, et on kartell, sest vaadake, seal on 2 nüanssi, mida üldiselt rahvas ei tea. Esimene nüanss on see, et väga suur hulk kütusest Eestis ostetakse sularaha eest. Mis tähendab seda, et kütuse ostjal on äärmiselt lihtne vahetada kütuse tarnijad. Kui ukse sildi peal seisab lihtsalt 50 senti kalli hind, ta sõidab vastas bensiinijaama, laseb oma sedelit seal tagas läbi kassaautomaadi või läbi selle külmatambla automaadi. Järelikult need ettevõtted ei saa lihtsalt kallimalt müüa, sest keegi neid ei osta. Ainult need kliendid ostavad, kellel on püsikliendi kaardid, eks ole, äärmisel juhul ja seda ilmselt ka mitte liiga pikka aega. Ja teine nüanss, mida ei teata, et vähemalt minu andmetel kuni tänase päevani ostavad nad kõik hulgihinnaga oma bensiini Neste terminalist Muuga sadamast. Nii et tuleb sisse ühest torust ja välja antaks. Nüüd juba on vist, et keegi veab kuskilt mujalt sisse. Kas vist Statoil ei hakka mujalt. Ja Masekast on nüüd. Ja no vahet ei ole, ühesõnaga kõigepealt tuli sealt üle lahe, eks ole, ja siis kui Masekjai vähe kvaliteedi tõesti hakkas sealt poolt tulema, aga ikka tuleb ta ühest august. Ta tuleb ikka ühe sama hulgihinnaga sisse, ei ole hullu midagi. Ja tegelikult nende see kulude struktuur on üli erinev, sellest tulenevalt on ka need lõppkasumi marginaalid erinevad. Me ei saa rääkida siin kartellist, see ei ole kartelli definitsiooni alla, ei lähe kuidagi, see võib olla ükskõik mida, aga ta ei ole seda. Aga selge on see, et siin on meil öeldud meie 2 asja, et me pole kunagi öeldud, et selle vastu võitlemine ei ole oluline, aga me oleme kogu aeg öelnud seda, et meie meelest peaks selle vastu võitlema asumine olema ka ikkagi mõistuspäraselt korraldatud. Et see ei ole nii, et me kujundame kõigepealt ühe niisuguse, ma ei tea, ühe müüdi jälle. Mina väidan, et me kujundame praegu ühe müüdi ja asume sellega entusiastlikult võitlema. Lang ütles, et mingisuguseid õiguslikke vahendeid ebaseaduslikult ei kasutata. No ma ei ole sellega nõus, et nõnda ei ole. Kohe varsti ma tsiteerin teile Maksuameti kodulehelt ühte fenomenaalset seisukohta. Me võime alati öelda, et see on teine ministeerium. No võimalik, võib-olla ka 3. ministeerium, aga minu jaoks on see kõik üks riigiaparaat.